No nii, tervist. Täna räägin siis diisli omanike rõõmudest. Mulle toodi siia üks Audi A5, mis suri sõidu pealt välja ja käima ei lähe. Ja seal on kütuserõhu viga oli sees. Korra sain käima, nägin mingi piusti näite seal natukene. Ja võtsin piustid maha, viisin Tallinnasse diislimeistrisse stendi. Seal stendist tuli välja, et need tagasivoolud jooksevad kõik, et sealt kaob siis see kütuserõhk ära ja ei lähegi käima auto. Ja põhimõtteliselt kõik 6 pihustit. No nii, siin on siis põhjus, miks need pihustid läbi läksid. Et näha, siin metallipuru on sees. Et see pump on rikkis omadega, et siin on metallilaastu juba pumba korpusest toitesüsteemi läinud. Et lõpuks jõudis see pihustitesse ja tänu sellele need pihustid läbi läksidki. Et siin tuleb nüüd pump ära vahetada, kõik kütusetrass puhtaks teha, uus kütusefilter ja paagi pean veel lahti võtma, et vaadata, kas seal metallipuru on. Ja siis saab uued pihustid peale panna ja saab käima proovida. Paagis oli metallipuru, paagivõtteris oli metallipuru. Need kütusetrass sai siit kapoti alt kuni paagini läbi pestud ja kõrgsurve need torud said läbi pestud ja pihusti latid said läbi pestud ja lati otsa ühele läks rõhuregulaator läks uus, sest seda üldjuhul ei anna päästa. Tegelikult näeb tehase juhend ette enam-vähem, et tuleb kõik need latid ja kõik torud ja asjad ja kütusetrassid ja asjad välja vahetada. Aga siin on ajalugu näidanud, et saab pestes puhtaks ja saab edasi sõita. Et tegutsen edasi selle autoga ja siis vaatame, kas saame käima selle. Pump on küll siin tagaosas, saab eraldi vahetada küll, aga klient soovis ketti ka vahetada, et see tegi käelt ja lisaks läheb Estroni käigukasti hooldus ja tagatiifli hooldus. Et siuke see olukord on tänapäeva uue diiselmootoriga. Nii, kõrgsurvepump on küljes siis, et iseenesest selle saab vahetada ka ilma ketti maha võtmata. Turbo tuleb ära võtta ja turbo see õlitusjalg tuleb ära võtta, siis käib sealt üks pulk läbi, et saab pumbasi taha välja tõmmata, et see pumba hammasratas siis alla ei kukuks. Et selleks ei pea ketti maha võtma, aga kuna siin omanik tahtis ketti ka vahetada, siis sai koos ketivahetusega tehtud ja siin selle õlijahuti tihendid lekkisid ja see flants läks uus selle töö käigus. Sest siin all on poldid pumbal, et need tuleb niikuinii ära keerata, muidu ei saa kätte. Vot, aga mul on jäänud siis sisselase peale panna, siis saab pihustid peale panna, ära kaudeerida ja DPF asjad külge. Et nüüd ongi kõik 6 Boschi pihustit uued. Neid ei taasta keegi siin Eestis. Vanad lähevad tagasi Boschi tehasesse. Siin peal on kood. See. Need ma kirjutan üles paberi peale, märgin ära pihustid, millises silindrisse lähevad. See kood tuleb pärast arvutiga autos ajusse nagu sisestada. Ja siis proovin käima, kas läheb. Et keeran need pihustid peale nüüd siin. Nii, vaatame siis, kuidas kodeerida saab neid. Et tuleb mootori
hiusblokki minna. Siin on mul praegu õhulugeja pistik lahti, aga siis adaptsiooni alla ja siit hakata ükshaaval sisestama neid koode. Et silindrite lugemine hakkab siis kõrvalistuja poolt. Kõige esimene, ninapoolne on esimene silinder, läheb siis esimene, teine, kolmas ja 4. pihusti ehk silinder on siis juhi pool kõige ninapoolsem. Et nüüd sisestan need koodid siia lahtrisse, need, mis ma kirja panin. Et see on esimene pihusti. Nii, salvestades ära esimese. Nüüd ma teen kõik teised ka ära ja siis proovime käima. No nii, et selle A5-ga on siis ühel pool, et sain ta kokku ja käima. Tegin ühe prooviringi, et kõik toimib hetkel. Et lisaks mootoritöödele sai veel eestrooni käigukasti hooldus tehtud ja tagatiifri õlivahetus tehtud. Et põhimõtteliselt kogu ring peale autole peaks mõnda aega muret olema nende suuremate hooldustöödega. Aga selleks korraks kõik ja vaatame, mis järgmine kord tulemas on.